impeeriumi areng oli viinud riigi sise- ja välispoliitika ummikusse. Seda üritas Gorbatšov parandada perestroika abil. Selle idee oli läbi viia majanduslik areng, mis pidi toimuma sotsialistliku ühiskonna täiustamise ja ümberkorraldamisega. Tänu plaani majandusele oli riigi majandus pidevalt hädas elanike varustamise toidu ja tarbekaupadega. 1985 aastast alates hakkasid NSV liiduvabariigid riiklikke struktuure ära kasutama ning hakkasid tekkima iseseisvad riigid. Tagajärjel tekkis liiduvabariikide rahvastel iseseisvustahe ja hakkasid toimuma rahvuslikud liikumised, näiteks Balti kett. Peamised isikud olid Mihhail Gorbatšov, Nõukogude Liidu viimane liider, kelle reformid osaliselt viisid NSV Liidu lagunemiseni. Boris Jeltsin oli Venemaa Föderatsiooni esimene president. Ta mängis suurt rolli NSV Liidu lagunemisel ja Venemaa iseseisvuse väljakuulutamisel. Ronald Reagan oli USA president, kelle välispoliitika, eriti strateegiline relvade konkurents, avaldas survet NSV Liidu majandusele ja poliitikale. NSV Liidu lagunemisega kaasnes palju skandaali, mille lahendamiseks tahtis kirjutada Gorbatšov suveräänsete liiduvabariikide ühenduse. 1991 tehti hääletus ning 3/4 rahvastikust pooldas endise suurriigi säilitamist. Gorbatšovi eestvedamisel hakati uut liidulepingut tegema, kuid ta pandi koduaresti ja rahvale öeldi, et on haige ning kuulutati välja erakorraline seisukord. See oli augustiputš, vanameelsete katse peatada liidulepingu sõlmimist, mis nende silmis oleks toonud lõpu Nõukogude Liidule kui kommunistlikule suurvõimule. Skandaal likvideeriti, rahvas kaotas usu kommunistidesse ja Venemaa sai alguse. See tõi kaasa külma sõja lõppu, NATO ning Euroopa Liidu laienemise. Tekkisid iseseisvad riigid, mis lükkusid omakorda demokraatilistele valitsustele. Paljud kaotasid töö, mida enne oli NSV Liit neile taganud. Taaselustati keeled, kultuur ja rahvuslik identiteet mitmel mail.